Tere kõigile, mina olen Ashley Banfield ja see on Drop Dead Serious. Tere tulemast Hopetown Inn and Marinasse, kus ma olen Elbow Keel Bahamal. Kui te seda piirkonda tunnete, siis teate, et see on tõeline paradiis. Aga paradiisis on olnud ka probleeme. Ja las ma ütlen teile, võib-olla on õigem öelda, et paradiis on kadunud, sest me oleme siin Abacosa saartel juba 4. päeva uurimist läbi viimas. Teate küll, need saared on Nassau põhja pool, New Providence'i põhja pool. Ja siin on väga raske infot saada. On väga raske saada infot Bahama kuninglikult politseilt. Ja raske on ka kohalike käest infot saada, sest mitte kõik ei usalda meediat, teate küll. Ja mitte kõik ei taha ka rääkida, aga me oleme siiski mõned asjad teada saanud, mida peame teile täna edastama. Eriti oluline on see, et meil on nüüd olemas viimane teadaolev foto Lynette Hookerist elusana. Ja see tehti vaid mõni minut enne seda, kui tema ja tema abikaasa Brian Hooker lahkusid Kuurordist, kus nad veetsid aega jooke nautides 4. aprillil hilisel pärastlõunal, laupäeva õhtul. Selles fotol on aga väga palju teavet, eriti ajatempli, kantud riiete, kehakeele ja selle kohta, mida nad tegid. Aga ma lähen fotost veelgi kaugemale ja kavatsen rääkida baarmeniga, kes neile viimased joogid serveeris. Tal on nii mõndagi öelda ja ta selgitab ka hulga fakte, sest oi, kuulujutud levivad siin kiiresti ja töötaja, kes mulle nende jookidest rääkis, ei olnud päris täpne. Aga baarmen teeb selle selgeks. Aga nüüd rohkem foto juurde. See on basseiniala, mida Brian ja Lynette Hooker tulid külastama laupäeval 4. aprillil umbes kell 4:30 pärastlõunal. Nagu te nüüdseks hästi teate, viskasid nad oma jaht Soulmate'il ankru vette. Ja lubage mul korraks peatuda ning märkida, kui kurb on see, et selle paari ühise jahi nimi oli Soulmate. Soulmate? Sest selles etapis on tegu uurimisega ja ma rõhutan, et see on uurimine. Tema on endiselt kahtlusalune. Ja see on siit Bahama võimudelt. Uuriimine jätkub, eks. Ja mõelda, kas on võimalik, et sinu hingesugulane võiks teha seda, mida, tead küll, mingil hetkel Brianit kahtlustati teinud olevat, kui ta oli kahtluse all ja kinni peetud. Talle pole midagi süüdistuseks esitatud. Ta on tagasi Ameerika Ühendriikides. Ta on tegelikult Sacramentos. Räägin sellest kohe varsti. Aga tulles tagasi selle foto juurde. Nii et Lynettel on seljas must ujumisriietus, mida näeb kui sisse suumida ja roheline rüü. Olen seda kontrollinud Lynette tütre ja Lynette tütre poissõbra Steveniga. Mõlemad ütlevad, et need on Brian ja Lynette. Seda saab aru tema vasakul õlal oleva USMC tätoveeringu järgi. Ja see on kindlasti Lynette. Ja me oleme seda ujumistriko katet või vähemalt midagi selle sarnast näinud paljudes nende videotes ja sotsiaalmeedia postitustes. Nii et tal on see kate seljas ja mis selle juures nii märkimisväärne on see, et Brian ei maininud ujumistriko katet, kui ta võimudega rääkis. Kui ta rääkis päästeteenistusega, ütles ta lihtsalt, et naisel oli seljas 2-osaline must ujumistriko ja et see ei olnud bikiinid. Lynette'i tütar Carly ütles mulle, et see oli pigem 2-osaline must ujumistriko, mis näeb välja nagu ühes tükis, aga tegelikult on see 2-osaline. See on kõik, mida Brian ütles. Brian ütles, et see on 2-osaline must ujumistriko, aga ta ei maininud, et naisel oli selle peal roheline pealiskate. Ja nüüd pildilt on selgelt näha, et tal on seljas veel midagi, mida ta politseile ei maininud. Samuti on fotol ajatempli märge. Ja ma pean sulle rääkima, kuidas ma selle foto sain. Kõigepealt olin ma sellest fotost kuulnud ja siin räägivad paljud inimesed. Tegelikult on siin kohe taga üks paat. Tegelikult on see kohe siin, las ma keeran seda natuke. Näed seda sinist kere seal, selle paadi sinist kere. Sellel paadil olnud inimesed rääkisid mulle sellest fotost, aga nad ei öelnud mulle selle mehe nime, kellel see foto oli. See on nagu ülisalajane värk, aga igatahes ma uurisin päris palju ringi. Ja eile öösel, tõesti väga hilja, õnnestus mul saada see foto ühe kohaliku kaluri käest, kelle nimi on Joe. Muide, see, mida ta käes hoiab, on vahukala. Ta veedab palju aega vee peal ja kõik tunnevad teda. Ta on siin olnud juba kaua aega. Ta on ameeriklane, kes elab nüüd siin. Ja Joe tegi oma emale pilti. Tema ema oli talle sõnumi saatnud.
ja ta läks välja, sest oli ilus õhtu ning tegi pilti basseinist, lainetest ja tuulest. Ja ta saatis selle pildi oma emale. Tegelikult tegi ta 2 pilti. Üks pilt on natuke selgem, kui sa Briani peale zoomid. Tema tätoveeringut on natuke paremini näha. Aga alles järgmisel päeval sai Joe aru, oota, ma arvan, et mul on neist pilt. Ja ajatempli järgi on kell 18:34. Kell 18:34. Me teame, et Brian ja Lynette on endiselt basseini juures. Ja baarmen kinnitab seda samuti, ütleb mulle, et ta serveeris neile viimase joogi umbes kella 6:30 vahel. On olemas valvekaamera salvestis, kuid Bahama kuninglik politsei on väga ranged ja ettevaatlikud. Nad ei luba Abaco Inni üldjuhatajal seda avaldada. Isegi mitte Carlisle, tead, Lynette'i tütrele. See on tõesti kurb, sest me veetsime tegelikult palju aega Carly ja tema poissõbra Steve'iga. Nad jõudsid lõpuks Elbow Key'le ja me läksime koos nendega tagasi ning ma näitan seda sulle kohe varsti. Me läksime koos nendega tagasi Abaco Inni, kus tema ema viimati nähti. Ja ma rääkisin seal nendega ning kuulasin nende mõtteid, kui nad olid nüüd olukorraga tutvunud. Aga see lihtsalt üllatas mind, et üldjuhataja ei andnud neile videot. Ta lubas neil seda küll vaadata. Ta lubas neil videot vaadata, aga ta ei andnud neile koopiat. Ja kui nad videot vaatasid, märkisid nad ka ajatempli ära hetkel, kui Brian ja Lynette lahkuvad Abaco Innist. Ja nende mäletamist mööda oli see kuskil 6:38 paiku, midagi sellist. Mis tähendab, et see foto, mis tehti kell 6:34, on vaid mõned minutid enne nende lõplikku lahkumist. Aga see on ka veider, sest see ei tundu kokku minevat Briani jutuga, mida ta enamikele rääkis, et ta lahkus umbes kell 7 või 7:30. Sest see on tublisti enne kella 7. See lisaks kogu loole justkui lisatunni, millal paat ümber läks ja kui kaua tal aega võttis Marsh Harborisse hõljuda. Siiani on see olnud umbes 8,5 kuni 9 tundi. Nüüd oleks see siis 9,5 või 10 tundi või isegi rohkem. Ja lisaks sellele täiesti ere päevavalgus. Praegu on kell 6:35 ja ma peaaegu pean seda tegema, sest päike paistab otse silma. Okei, päike hakkab juba loojuma. Ja tegelikult loojub päike alles umbes kell 7:30, aga siis on teil hämar. Päevavalgus päris pimedaks läheb alles kell 8. Nii et ütleme lihtsalt, et ta lahkus umbes kell 6:45. See on tund ja 15 minutit päevavalgust. Ja see kummipaat ei sõida tund ja 15 minutit. See sõidab ainult umbes 10-15 minutit Abaco Innist välja. Tead küll, sinna ankrupaika, kus nad olid, just White Sound Channelist veidi väljas, eks? Igatahes on see lihtsalt veel üks andmepunkt selles väga veidras loos, mida Brian on rääkinud ja mis ei klapi kokku mõnede teiste asjadega, mida ta on teistele rääkinud. Nii et 6:34 on Joe foto ajatempli aeg. Ja aitäh, Joe, ja aitäh ka su emale. Ma hindan seda, et sa tegid selle foto oma emale ja jagasid seda minuga. Ma tõesti hindan seda. Teine asi, mida ma tahtsin sulle rääkida, oli see, et kui me esimest korda Abaco Inni juurde jõudsime, issand, kui mitu päeva tagasi see oli. Umbes 3 päeva tagasi, ma tean, kaotan juba arvu, 4 päeva. Mõned töötajad seal ütlesid, et nad tellisid ainult 2 ringi, Bacardi Lighti ja soodat. Nad tellisid tõesti ainult 2 ringi ja neil oli Bacardi Light, aga mitte soodat. Siin on Coca-Cola ja vaata, need detailid ei ole uurimise jaoks olulised, tähtsad on ainult faktid. Ja põhjus, miks ma tean, et see on Bacardi Light ja Coca-Cola Lime'iga, tuntud ka kui Cuba Libre, on see, et baarmen ütles mulle. Baarmen ise, ma lõpuks sain temaga rääkida, sest ta on viimased 2 ööd eemal olnud. Ja ma sain temaga otse rääkida kõigest, mida ta selle baariga nägi. Kas nad jäid millegi poolest silma? Ei, mitte eriti. Ja kas keegi märkas midagi ebatavalist? Näiteks, kas nad olid lihased? Kas tema oli vihane? Kas ta nägi välja, nagu oleks ta pettunud või ärritunud? Kas midagi jäi üldse silma? Ja ma ütlen teile ausalt, ei. Ken Sweeting on baarmen. Siin on minu vestlus temaga Abaco Innis. Räägi mulle, räägi sellest päevast, kui see baar siia tuli.
mida sa nägid? Okei, laupäeva pärastlõunal, ma arvan umbes kell 16:30, umbes nii. Härrasmees tuli baari, tema naine läks otse basseini äärde. Nii et ma tegelikult ei näinud teda temaga rääkimas. Ainult, et ta lihtsalt möödus. Oli kiire pärastlõuna. Härrasmees tuli ligi, ta võttis 2 Cuba Libret Rumm-koolaga või rumm-soodaga? rummkoolaga. Olgu, me kuulsime alguses, et rumm-soodaga. Aitäh, et selgitasite. Nii et 2 Cuba Libret. 2 Cuba Libret. Ma panen valget rummi, Coca-Colat, laimi. Andsin neile 2. Ta viis need basseini äärde. Tuli umbes tunni ja natukese pärast tagasi. Võttis veel 2 teiselt poolt baari, sest seekord tuli ta basseini poolt, mitte siit poolt. Andis neile põhimõtteliselt oma teise ringi, 2 jooki ja ta läks tagasi basseini äärde ja oligi kõik. Ma serveerisin neile ainult 4 jooki. Kas ta tahtis sinuga rääkida? Veidi, ainult siis, kui ma tema tellimust võtsin. Ja siis teisel korral ütles ta umbes nii, aitäh, et mind nii kiiresti teenindasid, sest meil oli kiire. Meil oli tol õhtul seal ligi 200 inimest umbes. Nii. Ja teisel korral, kui ta tuli, polnud tal särki seljas, eks? Ei, härra. Esimesel korral oli tal särk seljas. Esimene kord oli siis, kui nad esimest korda kohale jõudsid. Ja siis, kui ta teist korda välja tuli ta basseini alapoolt. Ma ei tea, kas nad tegid selle foto ookeanis või basseinis, aga teisel korral tuli ta üles ilma särgita. Ja siis ta ütles umbes nii, vabandust, ma tean, et õhtusöögi aeg hakkab lähenema ja see ja teine ja ma ütlesin, mees, kõik on korras. Sa tuled baari ainult joogile ja oled niikuinii basseini alal, nii et see pole suur asi. Ja võtsin temalt kaardimakse vastu, ajasin selle korda ja see oligi põhimõtteliselt viimane kord, kui ma kumbagi neist nägin. Kas ta tundus väga-väga purjus või mõõdukalt purjus? Ei, ma ei ütleks nii. Ma mõtlen, tal võis olla kerge joove, aga ta kindlasti ei tundunud purjus. Milline oli tema tuju? Minu arvates tundus, et temaga oli kõik korras, kõik oli okei. Ei paistnud, et midagi oleks valesti või midagi toimuks. Ta ei olnud vihane? Ei, ta ei olnud kuri ega vihane ega midagi sellist, vähemalt mitte minu suhtes. Nii et ma ei märganud mingit viha. Tundus, et tal oli hea tuju. Ja. Nautis ennast. Nautis. Kas sa kunagi nägid või kuulsid neid vaidlemas või kuulsid tõstetud hääli? Ei, proua, ei, ma ei näinud neid. Kui nad oleksid vaielnud või midagi sellist, oleks see olnud basseini ääres. Ja mina töötan teisel pool baaris. Nii et nad olid, ma mõtlen, kõigi siinsete inimestega, kellega olen rääkinud, jutu järgi ei paistnud nad millegi poolest silma, see paar, kes siin oli. See oli veider, ütleksin ma. Nad lihtsalt ei paistnud eriti silma. Ei. Kas sa nägid, kui nad lahkusid? Ma ei näinud. Kas sa tead, mis ajal nad lahkusid? Ei, mitte täpselt. Sa peaksid ilmselt küsima üldjuhatajalt või kelleltki selliselt, et võib-olla saada infot kaamerasalvestistelt või midagi sellist. Sest, nagu ma ütlesin, me olime tol õhtul hõivatud, nii et mul polnud mingit kontrolli. Või ei tulnud mulle pähegi pöörata tähelepanu inimestele, kes lahkusid või ei tulnud sisse. Kas sa tead, mis kell nad viimast korda jõid? Tere! Ma ütleksin, et see oli tõenäoliselt kuskil 6 ja 6:30 vahel. 6 ja 6:30 vahel. Ja. Umbes nii. Küllalt aega, et oma joogid lõpetada näiteks kella 6:35. Jah, või kui nad said selle umbes 6:30, siis kella 7, midagi sellist. Väidetavalt lahkusid nad umbes kell 7 või 7:30, aga ma pole kindel. Seda on raske täpselt kindlaks teha. Ja nagu ma ütlesin, ma ei öelnud, et see oli kell 6:30. Ma ei pööranud tähelepanu, nad olid kindlasti siin pärast 6:30. Nad kindlasti, neist on pilt kell 6:34, kui ma ei eksi. Aga siis on raske täpselt öelda, jah, millal nad sel ajal basseini juures olid. Ma saan juhataja visiitkaardi ja võib-olla saad nendega meilitsi suhelda ning nad võiksid sulle anda näiteks videomaterjali pärast kella 6:30, et näha, mis ajal nad üles tulid või midagi sellist võib-olla.
kas politsei tuli ja küsis sinult palju küsimusi nende teenindamise ja selle kohta, kes nad olid? ma rääkisin politseiga, ma andsin oma ütlused, kirjutasin alla ja kõik. Sama asi, nagu ma sulle räägin. Ma olin tööl, nii et ma tegelikult ei pööranud tähelepanu ja ma kindlasti ei oodanud midagi sellist. Aga Tšule, Sellest välja kuidagi. see ongi mu järgmine küsimus, Ken. Kui sa said teada, mis pärast juhtus, mida sa arvasid? See oli kindlasti šokk, sest kui lõpuks saadi pildid sellest, kes see oli ja mu juhataja näitas mulle nende pilti, siis ma mõtlesin, et ma teenindasin seda härrat. Ma tean, et teenindasin seda meest baaris. Ma tean, mida ma talle serveerisin, umbes nii, sest ma olen päris hea baarmen. Selleks ajaks olin ma umbes 20 aastat juba töötanud, umbes nii. Sa mäletad jooke? Ma olin 6 aastat baaridaam, nii et ma saan sinust aru. Sa mäletad, mida inimesed joovad, sest see on tihti nende iseloomu osa, tead? Enamasti küll. Aga ma arvan, šokk, aga samas ma kujutan ette, et siin seda eriti ei juhtu. See ei ole tavaline asi, kindlasti mitte. See on väga haruldane. Näiteks, Elbow Key on nii tore, rahulik ja mõnus koht. Siin ei tundu eriti kuritegevust olevat. See on suurepärane koht. Väga vähe kuritegevust. Enamasti on see, kui üldse midagi tühine, näiteks keegi võtab sadamast kasti, sest keegi ei tulnud sellele järele, või midagi muud tühist asja. Ja me ei tea veel, kas see on kuritegu, seda alles uuritakse. On küll. Kas sul on mingi sisetunne ühes või teises suunas? Ainus, mida ma saan öelda, on see, et see tundub kindlasti veider, sest ajajooned ja lood ei klapi omavahel. Mitte minu arvates. Mul on sama mulje. Ma hindan seda. Suur aitäh sulle, Ken. Pole probleemi. Ja edu tänaseks pulmapäevaks. Ma tean, et sul saab olema kiire. Aitäh! Steve, ma hindan, et sa selle töö vastu võtsid. Jah, läheb kindlasti pööraseks. Meil on täna õhtul pulmas ligi 150 inimest. Nii et minu tänud Ken Sweetingule, et ta minuga sellest rääkis. Ta on ilmselgelt üsna üllatunud, et see kõik on juhtunud. See on nii vaikne ja imeline koht. See on lihtsalt lugu, millega inimesed siin kandis harjunud ei ole. Nii et Abaco Innis sain ma rääkida ka Steve ja Carliga. Carly on Linetti tütar. Ta tuli kogu tee Michiganist Bahamale ja hüppas väikeste lennukitega kogu tee Nassau'st Marsh Harborisse ja siis Marsh Harborist praamiga siia Elbow Key'le. Ja tema käis täna esimest korda Abaco Innis. Me sõitsime Carly ja Steve'iga nende golfiautoga Abaco Inni. Me vestlesime tee peal. Ta on nii stoiline, aga ma näen valu tema näos ja kuulen seda tema hääles. Tal on sellega tõesti raske. See on väga-väga raske, sest ta üritab ju välja selgitada, mis tema emaga juhtus. Ja homme, täna on 17. aprill reede, homseks saab sellest juba 2 nädalat. See on väga pikk aeg olla teadmatuses A, kus su ema on ja B, mida inimesed selle nimel teevad. Me sõitsime koos nendega sinna ja ma näitan teile kohe meie vestlust, kui jõudsime Abaco Inni. Neil oli võimalus ringi vaadata. Me näitasime neile ka mõnda asja, mida olime seal näinud. Ja me rääkisime nendega kail, kus tõenäoliselt tema ema ja Brian kinnitasid oma kummipaadi ning viimast korda ronisid redelist alla paati ja sõitsid White Soundi kanalit mööda oma ankrupaika. Aga enne kui nad seda täna tegid, said nad veel kord Soulmate'i pardale minna. See seisab endiselt poil. See seisab endiselt Marsh Harboris, Conch Inni juures, põhimõtteliselt kohe Conch Inni kõrval. Ja toredad kohalikud viisid nad paadiga vee peale ja aitasid neil pardale minna. Nii et Carly ja Steve said minna oma ema paadile, ringi vaadata ja võtta mõned mälestusesemed. Carlyle olulised asjad, mis olid tema emast jäänud. Ja ma lihtsalt tahtsin näha, nad jagasid seda minuga, nii et ma ei riku kellegi usaldust ega privaatsust. Nad jagasid pilte ja videoid sellest, kuidas nad paadile läksid, alla kajutisse läksid ja asju otsisid. Vaadake. Ma tean, kallis, ma tean. Ma tean.
nii et vaata, Nad veetsid nii palju aega kui võimalik, püüdes leida asju, mis olid, tead küll, Carli jaoks tema emast, Lynette'ist, olulised ja meeldejäävad. Ja las ma annan sulle nimekirja asjadest, mille Carli mulle ütles, et ta suutis altkorruselt kätte saada. Ta ütles, et ta sai Lynette'i kaelakee, millel on teemantidest L-täht Lynette'i jaoks. Ja tegelikult ütles Carli, et tema ema kandis seda kogu aeg. Nii et ta on vähemalt õnnelik, et kaelakee jäi maha ja nüüd on Carli selle kaelakee endale saanud. Ma saan aru, et Lynette kandis tihti peapaelu ja Carli tahtis neid peapaelu väga endale. Täna kandis ta tegelikult üht oma ema peapaela, mille ta laevalt sai. Ja ühel pildil on tegelikult näha, kuidas Steve'il on peapaelte kogu käes. See murdis mu südame. Ta leidis laevalt pildiraami, mille Carli ise oli oma emale maalinud. Ja nii ta võttis selle pildiraami kaasa ning väikese Budha kuju, sest ilmselt Lynette armastas seda väikest Budha kuju. Tal oli väike kujuke. Ja nad võtsid selle ka kaasa. Aga mitte palju, vaid olulised mälestusesemed, mis olid Carli jaoks väga tähendusrikkad. Nii et pärast seda, kui nad Soulmate'il lõpetasid, läksid nad tagasi maale ja tulid siia praamiga. Ja siis ma rääkisingi sulle, et me läksime nendega esimest korda Abaco Inni golfikäruga. Ja meil oli võimalus rääkida kõigest, mida nad on siin olles õppinud. Sest ausalt öeldes nende jaoks oli see nagu kaartide vaatamine, püüdes aru saada, kus see juhtus, kuidas see välja näeb. Ma ei saa aru, tead, see ei tundu loogiline. Ja see muutub palju arusaadavamaks, kui sa siin ise ringi kõnnid. Paadiga sõidad, golfikäruga liigud ja püüad punktist A punkti B jõuda. Nii et mul oli võimalus rääkida Carli ja Steve'iga all kail, kus kummipaadid kinni seotakse. Ma näitasin neile 2 kaid, kuhu kõik paadiga tulijad oma väikelaevadega saabuvad. Seda nimetatakse abipaadiks, kui oled kummipaadis ja sõidad suure paadi juurde. Ja ma küsisin neilt mõned küsimused selle kohta, kuidas see nende jaoks asju muutnud on. Vaata järgi. Räägi mulle nüüd oma mõtetest, kui oled kohale jõudnud. Siia Abaco Inni. Mul on hea meel saada vastuseid ja mul on hea meel näha videot oma emast, tema viimastest hetkedest. Ma sain teda lihtsalt näha baaris ja vee äärde kõndimas, aga see ongi kõik. Kas sul on nüüd parem ettekujutus sellest piirkonnast, kui oled saanud siin ringi jalutada, kus nad võisid oma kummipaadi siia või sinna parkida? Kas sul on nüüd, kui sa siin oled, parem tunnetus kõige suhtes? Jah, ma sain minna paadisõidule ja põhimõtteliselt nende jälgi järgida ning näha baari, kus nad enne Abaco Inni olid ja seal küsimusi esitada. Neil polnud midagi. Nad ütlesid, et põhjast ei tulnud midagi. Midagi ebatavalist ei olnud. Ebatavalin. Jah. Ja. Põhimõtteliselt oli vesi, see oli tõusu ajal, aga tundus, et vesi oli piisavalt madal, et nad said vähemalt aeg-ajalt põhja puudutada. Nii et see ongi see, mis mind segadusse ajab, miks ta sisse ei hüpanud, sest ta on üsna pikk. Ma lihtsalt ei saa aru, miks ta ära ei hüpanud. Veel rohkem segadust tekitab see, miks nad ei järginud rannajoont, miks nad ei läinud nendest vaiadest väljapoole. Need vaiad on seal, sest seal on sügavam. Nendest vaiadest väljaspool on madalam, väike paat ei pea töötamiseks sügavas vees olema. See paat oleks võinud hõlpsasti töötada vähem kui 2 jala sügavuses vees. Ta oleks võinud, kui ta oleks üle parda kukkunud kas vasakule või paremale, siis ta oleks läinud vaiadest vasakule poole. Ta oleks võinud jääda vaiadest väljapoole ja seal oleks olnud 2-3 jala sügavune vesi, isegi tõusu ajal, isegi lainetega. Lained ei alga tavaliselt enne, kui sa jõuad viimase vaiani välja. Seal hakkab tuuliseks minema, seal tekivad lained. Ta oleks võinud kogu tee mööda kallast vasakule minna. Ta otsustas seda mitte teha. Jah. Kas sul on pärast siia jõudmist Briani loost teistsugune arusaam? Ei, see lugu on algusest peale jama olnud. Me oleme kogu aeg arvanud, et see on kahtlane. Nüüd, kui seda oma silmaga näha, siis see ainult kinnitab meie kahtlusi. Jah, sul oli võimalus minna Soulmate'i ja astuda oma ema paadile. Kas sa saad mulle sellest rääkida? See oli tõesti raske. Mulle jõudis valusalt kohale, et teda pole seal. Ma tundsin, et ta lihtsalt tuleb kohe nurga tagant ja ütleb, mis toimub. Aga see on lihtsalt raske. Ma sain mõned tema asjad. Ma sain tema peapaela, ma sain tema kaelakee. See, mida sa kannad? Jaa. Ja ma sain pildiraami, mille ma talle tegin ja millele ma maalisin. Ja ma sain midagi, mille ta õmbles, et lihtsalt teda meenutada. Kuidas oli pardal olla?
see oli tõesti raske. Jah, ma nutsin kogu aeg. Ja ka tagasi teen. Tänud nendele inimestele, kes meile tegelikult küüti pakkusid, keda me ei tundnud. Nad lihtsalt küsisid, kas meil on midagi vaja ja me ütlesime, kas saaksime paadiga küüti ja nad pakkusid selle. Bahama inimesed on ühed kõige toredamad inimesed, keda me kunagi kohanud oleme. Nad on olnud tõesti toredad. Pean ütlema, et me oleme samas olukorras. Oleme siin saanud palju küüti ja abi inimestelt ning nad on alati valmis aitama. Ja, nad kõik arvavad täpselt sama. Nad kõik teavad, et tema lugu on jama ja ta ise on ka täielik jobu. Mida sa arvad sellest mõttest, et ta lahkus päev pärast seda, kui ta välja sai? Ma arvan, et see lihtsalt näitab tema iseloomu ja kui palju tema töö talle tähendab. Kuidas saab öelda, et ma ei lõpeta kunagi tema otsimist ja siis järgmisel päeval lahkuda, et öelda, et lähed oma ema aitama, kuigi sa tead, et ta on juba mõnda aega haige olnud, nii et miks just nüüd? Kas sinu jaoks on midagi muutunud nüüd, kui oled siin saarel olnud ja saanud tegelikult käia kohtades, kus Linetit viimati nähti? Kas midagi on muutunud või oled sa saanud mingit uut teadmist alates sellest ajast, kui siin oled olnud? Ta ütles, et nad lahkusid kell 7:30, aga tegelikult näitab, et nad lahkusid kell 6:30. Nii et see oli umbes 6:30 paiku. Ja selle foto nägemine kell 6:34 on samuti erinev. See justkui kinnitab ajaliselt, et nad olid sel hetkel siin. Nii et seal on tund aega, mille jooksul võis midagi juhtuda või mitte juhtuda. Me ei tea ja me ei tea, mis juhtus. Me teame ainult seda, et neil kulus sõna otseses mõttes 9 tundi, et sealt üle välja triivida. Mis see on? 4 või 5-6 miili või midagi sellist, mille kohta kõik siin ütlevad, et kui tuul puhus 20 sõlme, siis tema kummipaadis, isegi kui ta ütles, et ta aerutas. Nii et kui ta aerutas vastu tuult, mis poleks loogiline, sa aerutad ikka sinna poole, tead küll, sinna. See oleks pidanud võtma tal maksimaalselt 2-3 tundi. Nii et vähemalt mitu tundi on arusaamatult puudu. Jah, ja miks ta oleks oma paati liigutanud pärast seda, kui naine kadus? Ma arvan ka nii. Kui sa tahtsid, et ta tagasi tuleks, sest ta oli kadunud ja keegi leidis ta ning ta läks paati. Sa tuled tagasi sinna, kus arvasid, et su paat on ja siis on see kadunud. Sa oled nagu, kuhu mu paat kadus? Jah. Mida sa arvad sellest infost, et tuletõrje ja päästetöötajad ütlesid, et ta tundus väga mures sellepärast, et kummipaat tagasi saada, aga ei küsinud, kui palju otsingupaate väljas on? Kus on otsingu juhtimispunkt? Kuidas ma saan liituda? See jätab lihtsalt mulje, et ta tahab, et see kõik oleks lihtsalt läbi unustatud. Nagu, see tundus ka siis, kui ta mulle sõnumeid saatis, et ta tahtis, et ma lihtsalt lepiksin sellega, et mu ema on läinud. Nagu, küll me saame sellest üle, kullake. Nagu, mis mõttes? Mu ema on läinud ja sinu lugu ei klapi kokku. Ma ei hakka lihtsalt sinu poolt olema sellepärast, et sa tahad selle asja vaiba alla pühkida. Kas sul on olnud võimalust temaga üldse rääkida? Ei ole, pärast seda, kui sa mulle sellest rääkisid. Kas tema on proovinud sinuga ühendust võtta või oled sina proovinud temaga ühendust võtta? Ei. Ta võttis minuga paar korda ühendust. Ta saatis sõnumeid, helistas ja jättis kõneposti. Aga muidu ma pole vastanud. Kas sa kavatsed seda teha? Ei. Sa ei tea. Sa ei taha temaga rääkida. Nende faktide põhjal, mida ma tean, tema loo ja oma sisetunde järgi on see kindel ei, eks. Mis sa arvad? Mis juhtus? Ma arvan, et ta tegi talle midagi ja meelitas ta kaasa. Ta võis talle midagi teha. Nad jõudsid paadini ja siis, kui ta paati liigutas, viskas ta naise võib-olla avamerre. Ma ei tea, aga midagi head mitte. Sa ei usu tema jutust ühtegi sõna. No, me teame, et ta tõesti triivis üle. See on umbes ainus osa loost, mis on poolenisti tõsi. Ta tõesti triivis kummipaadiga üle ja kuidagi võttis tal 4 miili läbimiseks 9 tundi, kuigi puhus 20 sõlme tuul. Kõik paadikaptenid ja purjetamise asjatundjad, kellega oleme rääkinud, on öelnud, et see ei ole usutav. Seal on mitu tundi arvestamata. Mis need tunnid olid, me ei tea. Hästi. Aitäh, kutid. See peab olema Carli jaoks nii uskumatult valus. Teades, et tema ema oli kusagil väljas. Võib-olla on ta siiani kusagil väljas, aga lihtsalt teadmatuses olla, vastuseid mitte omada, tead küll. Ma lihtsalt tundsin, et ta on ju alles laps. Ja ta on ka oma ema ainus laps, tal pole õdesid vendi. Nii et tema ja Steve, tema poissõber, teevad seda kõike tõesti omal käel. See oli minu jaoks eile õhtul raske vaadata.
keegi teine, keda kohtasin, kui olin oma ringkäigul. Tore mees. Tema ja ta isa käivad siin palju kalal. Nad istusid mu kõrval, sõime õhtust ja me rääkisime Anniga. Ta ütles, et kõik räägivad sellest loost. Kõik räägivad sellest. Ta ütles, tead, seal on palju haikalu. Mõned inimesed ütlevad, et vaata, nad hammustavad harva. Rünnakuid juhtub peaaegu mitte kunagi. Viimane oli aastaid ja aastaid tagasi. Teised ütlevad, et siin on palju tiiger- ja härghaisid, eks. Tigerhaid ja härghaid on kõige kurjemad haid üldse. Ja ma ütlesin, et jah, aga kui lähedale nendele aladele nad tegelikult tulevad, eks. Siin on palju paadisõitu ja inimesed viskavad ankru vette, nad ujuvad oma jahtidelt ja nii edasi. Ja enamik inimesi on öelnud, et ei, nad ei lähe kunagi ujujate kallale. See on väga haruldane. Allpool tulevad kalurid sisse kell 5:30 ja neid on seal palju, aga võib-olla mitte just selles piirkonnas. Ja siis jagas Joonatan, kes istub mu kõrval, minuga videot, kus ta on pardal koos kohaliku kapteniga, kes muide on väga terase pilguga. Need kalapüügikaptenid, kohalikud, neil on erakordselt teravad silmad. Neil on nagu Steve Austini silmad. See kalapüügikapten nägi tiigerhaid juba kaugelt ette. Ma ei teadnud, mis video see on. Ma vaatasin seda kaua, sest nad lihtsalt sõitsid mööda kaunist vett. Ja siis sa näed seda, sa näed tiigerhaid, kes oli just kohe White Sound Channelist väljas. See on see kanal, mis tuleb Abaco Innist välja. See on see kanal, kust Steve ja Lynette oleksid pidanud välja minema, vasakule pöörama, lõuna poole keerama ja suunduma oma kiilpaadi Soulmate poole. 46 jala pikkune ketš. Ja see oleks olnud vaid paar tuhat jardi edasi. Tegelikult isegi mitte paar tuhat, alla 2000 jardi. Võib-olla isegi alla 1500 jardi. Nii et video, mida te kohe näete, on otse sellest kanalist, samast piirkonnast. Vaadake järgi. Kas oled minuga kuradi tuled? Vend, see on suur tiigerhai! Sa kuulsid seda, eks? See on tiigerhai ja see oli ka päris suur. See video, mis kõige tähtsam, filmiti esmaspäeval, 6. aprillil. See on päev pärast seda... Tead küll, Brian jõuab pärast ohtliku ööd kaldale, olles triivinud Marsh Harborisse. Ja tema sõnul on Lynette üle parda läinud. Nii et see oligi see asi oli seal väljas esmaspäeval. Ja kui ma seda videot vaatasin, ma lihtsalt mõtlesin, jumal küll. See on lihtsalt veider mõelda, et kõik need paadisõitjad ja ujujad on seal ning kõik veedavad nii mõnusalt aega Abaco meres. Ja see on igal pool nii madal, isegi oma sügavaimas kohas. Võib-olla 15 jalga, aga pigem umbes 10, tead küll. Sa näed põhja igal pool, kuhu lähed. Siia ei tule ühtegi suurt kiilpaati. Nad ei mahuks läbi, tead küll, nende kiilid lihtsalt ei mahuks läbi. Mõned neist vajuvad sügavale. Ma olin kiilpaadil, mille süvis oli 9 jalga. See poleks saanud Abaco merel purjetada. Siin näeb palju sportkalapüügipaate ja ka palju kiilpaate. Aga sa lihtsalt ei näe neid hiiglaslikke kiilpaate, millel on väga sügav kiil, et neid ümber minemast hoida. Aga tead, üks asi, mida paljud inimesed on öelnud ja ma olen seda ka varem teistes osades maininud, on see, et tõenäoliselt oleks keha nähtud. Ja sa näed lõpuks videot, mille ma sain, või vähemalt pilti, mille ma sain USA rannavalvest, kes lendas kogu Abaco mere kohal ruudustikus, seal, kus Lynette oleks triivinud. Ja sa oleksid neid näinud. Nad kasutasid sonarit, droone, C-130 lennukit, nad tegid seda kõike, eks. Ja sa oleksid seda näinud, sest see on peaaegu nagu madal bassein, eks. See on nagu basseini madala ja sügava otsa vahepeal peaksin ütlema. Tead küll kuskil 2 kuni 4 vahel. 6, 10.
ja kõige sügavamas kohas ning harva kõige kõrgema tõusu ajal 15 jalga. Nii et nad tunnevad, et kui Lynette oleks olnud selles vees, oleksid nad teda näinud. Ja nad on läbi otsinud kõik kaldad igal pool. Nad on viinud laiba otsimiskoera kallastele. Mitte midagi. Absoluutselt mitte midagi. Ma ei tea, kas sa märkasid seda, aga päästevest on Soulmate'i pardal. See on tegelikult kokpitis täiesti nähtaval. Ja tugev tuuleiil võiks selle minema puhuda, aga see on seal. Brian jättis selle nii, mis on kummaline. Ma mõtlen, mitte midagi ei tundu olevat korralikult ära pandud. Seal sees on lihtsalt väga kaootiline. Ma tean, et politsei on mitu korda pardal käinud ja nad on sealt paadist asju ära võtnud. Nad võtsid aeru. Nad võtsid selle aeru, mida Brian kasutas. Ta ütles, et ta kaotas ühe aeru ja rääkis sõpradele, et tal oli veel üks, mis oli katki läinud aer. Mitte mingil juhul see ei olnud katki, ma nägin seda. Ma nägin sellest fotot Soulmate'il. Ta tõi selle Soulmate'ile tagasi ja see oli täiesti terve aer, kallid. Jah, sellel oli keskel see tift, aga see ei olnud katki. Ja sellel väikesel paadil, mis neil oli, ei olnud mingit vastuvõtjat ega pesa selle tifti jaoks. Nii et neid aere ei oleks saanud kasutada aerudena. Neid oleks kasutatud hoopis mõladena. Ja tegelikult kuulete te varsti, issand, infot, mida Brian andis selle kohta, kuidas ta aerutas ja kus ta aerutas. Seda kuulete homses episoodis, sest mitte miski sellest ei klapi. Mitte miski. Kui ta ütleb, et ta aerutas meeletult, siis minu jaoks see ei klapi. Ja see ei klapi ka paljudele paadiga sõitjatele, kes on seda lugu jälginud. Üks asi veel, mida ma tahan teile rääkida ja see murdis tõesti mu südame, sest mulle tundub, et me oleme alles selle uurimise alguses ja see on nii suur mõistatus. USA rannavalve uurijad, kes siin olid, saabusid, teate küll, väiksemast C-130 laadse lennukiga. Koos oma varustuse, laiba otsimiskoera, puuride ja kogu vajaliku varustusega, iga viimasegi asjaga, mida neil siin vaja oli. Ja nad töötasid siin, olles tõesti väga kõvasti. Ja see oli ka raske, sest neil polnud oma paate. Nad pidid lootma bahamalaste peale, et need tuleksid neile järele, viiksid neid ringi, näitaksid, kus miski asub ja viiksid meid sinna saarele, Lubbers Corridorile, et saaksime koera sinna viia otsima. Ja see oli tõesti raske, tead. Aga nad veetsid siin, ma ütleks umbes 4 päeva. Teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, 3,5. Ja nad lahkusid täna. Ma mõtlen, et neil oli lihtsalt ainult nii palju, mida nad teha said, eks? Aga see C-130 laadne lennuk, see ei ole C-130, aga näeb välja nagu see ja tagumine osa avaneb. Nad läksid tagasi Ameerikasse. See ei tähenda, et uurimine on läbi. Ja tegelikult, nagu ma enne ütlesin, kuulsin Bahama võimude esindajalt tema enda suust, et Brian on endiselt kahtlusalune. Aga Ameerika Ühendriikides ei ole mõrvale aegumistähtaega. Ja sind saab Ameerikas mõrvas süüdistada isegi siis, kui midagi juhtub välismaal Ameerika kodanikuga. Nii et see on endiselt käimas. Ja uurimine käib endiselt, kuid nüüd viiakse uurimine tagasi Ameerika Ühendriikidesse. Ja meil on kahju, et nad lahkuvad, sest mulle tundub, et võib-olla on veel nii palju, mida tuleks teha. Aga kuulge, otsite seal, kus otsite ja kui te midagi ei leia, siis te lihtsalt ei leia. Rääkides Ameerika Ühendriikidest, Brian Hooker, nagu te juba teate, lahkus ja läks tagasi Ühendriikidesse päev pärast seda, kui ta vabastati kinnipidamisest, tegelikult kohe järgmisel päeval. Ja ma saan aru, paljud inimesed ei taha jääda välismaale, kui nad on kriminaaluurimise sihtmärgiks. Aga tal polnud passi, nii et oleks pidanud selle kiirkorras hankima. Ja ma tean, et tal polnud passi, sest ta ütles, et tema pass, Lynette'i passid ja varuvõti kummipaadi elektrimootorile läksid kõik kuivkotis üle parda. Muide, kuivkott, ma olen seda varem öelnud, on 1,5 jalga pikk ja jalalai ning erkroheline, suur. Pole kusagil randa uhutud. Nii et ma ei tea, kuhu kuivkott kadus, aga tead, päästevahend oli hoopis teisel kaldal. Brian Hookeri kummipaadi kõrval, 100 jaardi kaugusel. Miks siis päästevahend ei läinud kaasa, eks? See on juba järgmise osa teema. Igal juhul ütles ta, kui ta sellest riigist lahkus, et ta läheb külastama oma haiget ema. Ja ma võin teile öelda, et oleme õiguskaitseorganitelt teada saanud, et ta on tegelikult Sacramentos. Ta sõitis kogu tee Sacramentosse, kus tema ema Rita Ward elab. Ma tahan teile lihtsalt meelde tuletada midagi, mida Rita Ward ütles News Nationile. Ta ütles, tsiteerin, Brian jätkab Lynette'i otsimist.
ja ta räägib oma lastega nii tihti kui võimalik telefoni teel ning loodab neid peagi näha. Ta ei otsi mitte siin. Ta kindlasti ei otsi siin ja meie teada ei tea me isegi, kas ta üldse kunagi otsingupaadiga välja läks. Me teeme ainult seda, et päästjad ütlesid meile, et teda huvitas rohkem, kuidas ta oma kummipaadi tagasi saab ja ta ei küsinud näiteks, kus on otsingu juhtimiskeskus, mida me nüüd teeme või kui palju paate teil väljas on. Ta ei esitanud üldse küsimusi otsingu edenemise või korralduse kohta ega selle kohta, kuidas ta saaks otsinguga liituda. Ta ei küsinud üldse, ta lihtsalt ütles, kuidas ma oma kummipaadi tagasi saan. Ma saan sellest siiski aru. Ma leevendan seda natuke öeldes, et kui oled purjekal või köilpaadil merel ja viskad ankru vette, siis sa ei saa maale jalutada. Sul peab olema abipaat. Sul peab olema väiksem paat, kummipaat või abipaat, tead küll, mingisugune abipaat. Nii et see, et ta küsib oma abipaati, on täiesti loogiline. See on hädaolukord, sul peab see olema. Või oled lihtsalt pardal, sa oled pardale lõksus. Aga on kummaline, et kui sa küsid abipaadi kohta, siis sa ei küsi samal ajal logistika ega oma naise leidmise kohta ja see kõik juhtus vaid mõned tunnid pärast seda, kui ta oli kaldale jõudnud. Ja ma tuletan teile meelde, millises seisundis Brian Hooker oli, sest ta on lindistusel, kus ta ütleb järgmist. Ma olen Bahamal seni, kuni saan oma naise tagasi. Ma tühistasin kõik. Me pidime koju tagasi minema, et ma saaksin oma viisat uuendada. Ma lihtsalt tean, et ma vihkan seda paati. Ja kui ta ei tule tagasi, siis ma ei lähe enam kunagi sellele kuradima paadile. Ma müün selle neetud asja maha. Aga ta ei jäänud siia. Ta lahkus väga kiiresti. Ja meie teada ei tegelenud ta otsimisega kuigi palju. Ta küsis mõnelt mehelt, kas sul on paat? Kas kellelgi on paat? Tead, aga ta ei viinud seda kunagi lõpuni. Ja meie teada ei olnud tal tegelikult aega ka, sest see oli ainult 4 päeva. Sealhulgas päev, mil ta kaldale õhuti enne, kui ta arreteeriti ja kinni peeti. Ja kui ta kinnipidamisest välja sai, ei toimunud ka enam otsinguid, sest ta oli juba läinud. Nii et selline lugu Hopetownist Elbow Keel Avakosse saartel Bahamal. Ma tean, see on pikk nimi, aga tõesti, see on imeline koht, kus olla. Lihtsalt see on nii kurb lugu, nii rõõmsas kohas, tead küll. Mul on siiski mõned huvitavad asjad tulemas. Ma rääkisin selle mehega, kes veetis kõige rohkem aega Brianiga pärast seda, kui ta kaldale jõudis. Ja las ma ütlen sulle seda. Asjad, mida Brian talle ütles, ei olnud samad, mida Brian oma sõpradele rääkis. Kõik see on peagi tulemas, nii et kindlasti telli kanal ja pane like, kui saad. See aitab meid tõesti palju ja ma hindan seda väga. Sa ei kujuta ettegi, kui palju see tähendab. Aitäh kõigile kuulamast, suur aitäh vaatamast ja pidage meeles, et tõde ei ole ainult tõsine. See on surmtõsine.